Me oleme oma saates Mazda 3-st rääkinud aastate jooksul küll ja küll. Ta on tõestanud, et ta on Eesti inimestele väga meeldiv ja täitsa asjalik masin. Täna lähme vaatame, mida kujutab endast uus 2017 aasta Mazda 3 ja müügimeestele seda korda meile sõna ei jätku. Lähme Raivoga istume ise sisse ja vahendame siis otseseid sõidumuljeid. Et enne kui me alustame selle auto tutvustamist, ma räägiks natukene Mazdast üldse, mis on minu selle paarikümne aastase roolivõimu saate ajalooga silma jäänud, on tegelikult see, et on selliseid automarke ja neid ei ole muuseas väga palju, mis on kunagi tulnud välja tõesti sellise innovatiivse auto teatud siis mudeliga, mis jääb pikaks ajaks meelde ja mis saavutab ka kohe hetkega müügiedu ja see oli 10 aastat tagasi, kui välja tuli uus Mazda 6. Ja vaieldamatult on Mazda jätkuvalt peale seda hoidnud oma seda joont, millega siis toona välja tuldi. Loomulikult autod on ju selle aastatega palju muutunud nii tehnoloogilises mõttes kui disaini osas, aga Mazda on jäänud eestlaste südamesse ja seda autot ostetakse siiamaani. Mazda 3 on selle perekonna siis väiksem mudel ja kui me võtame üldse autode ostu, ma ei oskagi öelda, kas see on kultuur või siis harjumused, pigem siis võib-olla isegi ostuharjumused, aga näiteks Lääne-Euroopas ei mõtle inimene selle peale, et ta võiks endale osta näiteks linnamaasturi. Mis asja ta teeb selle linnamaasturiga? Ta ostab endale väike auto, sellepärast ta mõtleb selle peale, kuidas seda autot parkida, kuidas sellega manööverdada ja et sellel autol oleks väike kütusekulu. Tundub, et meil on see mõttemaailm natukene teistmoodi, võib-olla siin on süüdi ka meie teed, aga igal juhul väike auto ei ole võib-olla pigem rahva seas nii populaarne, aga võiks olla. Mulle see auto meeldib sellepärast, et tegemist on kompaktse autoga ja selles autos on kõik asjad olemas. Siin on istumisruumi, näiteks ma võin seda istet enda jaoks veelgi taha lasta, aga seda ei ole väga vaja, sellepärast mul on siin piisav sõiduruum, kui mul iste ei ole kõige tagumises asendis ja ka tegelikult tänapäeval enam väga sellist autot ei leiagi, kus rooli taga ruumi ei ole, võib-olla siis tõesti mingi väga erimudel. Auto on sõitmiseks sobiv, ta on väga vaikne, ta on tõesti vaikne seest, mida ka muuseas firma poolt ise rõhutati ja tal on peal olemas kõiksugu lisad, mida üks inimene tahta võib. Minule see auto meeldib, aga leiame ka siis nagu alati sellise väikese poole, mis siis võiks olla natukene teistmoodi. Ja teistmoodi on see, et enamus autodel on see sama display või kuidas, mis me seda kutsume, kus siis peale kuvatakse sulle nii GPS-id, autoseaded, kõik muud asjad, siis ta võiks olla kuidagi ühendatud selle sama esipaneeliga. Ta on selline eraldi välja ulatuv osa, aga see on võib-olla selline minu väike eripära, et tahaks võib-olla kuidagi seda asja kõik kompaktselt saada. Kui mina autosse istusin, siis ma tahaks kohe kuulates Raivo juttu natuke vastu vaielda, kuna mulle just meeldib, kui armatuuril on midagi teistmoodi, et kui on üks sujuv sein ees, siis ta võib-olla ei tekita sellist suurt emotsiooni. Mazdal on see hea lihtne. Mulle meeldib see, et on keel. Keel on eesti keel täiesti olemas, siin oli keelevalik tohutult lai. Paljudel autodel võta inglise keel või vene keel ja ongi kõik äärmisel juhul Soomega juurde. Siin on selline eestipärane ja oleneb ka regioonist, et kui palju siis autofirma viitsib vaeva näha. Üks asi, mis ma tahaksin Raivale vastu vaielda kohe konkreetselt, on see, et Mazda on väike auto. Kindlasti ta väike auto ei ole. Mazda 3 on täpselt sellise väikse auto ja suure auto vahepeal. Ja mulle meeldivad täpselt selles klassis autod. Ehk need on need autod, mis võib-olla visuaalselt tunduvad sellised natukene keskmisest väiksemad. Tegelikkus on see, et siin on ruumi täpselt sama palju, kui on võib-olla sellel suuremal venel Mazda 6, aga lihtsalt väljast on ta natuke lühem ja võib-olla pagasiruum on väiksem. Aga see on see suurusklass, mis Eesti inimestele tõenäoliselt väga hästi sobib. Et ma arvan, et selle ruumi poolest võiks inimene täitsa rahul olla. Auto läheb paganama kiiresti soojaks. See on üks suur pluss meie kliimas, olgu bensumootor. Diisel võib-olla mitte nii päris kiiresti, aga moodsatel autodel on lisaahjud. Tõesti lähevad ka kiiresti soojaks ja meie salong sai siin minuti paariga väiksel kiirusel sõites juba täiesti soojaks. Mootori valikust rääkides, meil on 2-liitrine bensumootor, see on 88 kilovatti. See on tegelikult küll natukene ootamatult väike number, arvestades 2-liitrise mootori kohta. Siin on mõned autotootjad pigistanud 150 ja pluss kilovatte välja, aga see kilovatide arv, ärge laske ennast petta, sest erksust on masinal küll. Mazda tegi sellele uuele mudelile tegi sportnupu juurde, mis nüüd Mazda 3 ka tuli, mis on teistel masinatel ka. Ja see sportnupp on nüüd see, kui selle sisse lükkate, viskab ta kohe siit mõnusalt käigu alla ja hoiab pöördeid natukene erksamana
et küll lisakilovatti kuskilt välja ei võluta, aga siiski ta suudab selle masina hoida niimoodi, et nii kui jalapedaali pihta lähed, siis tõepoolest selle erksusega saad. Roolisoojendus tuli juurde, mis jällegi on omanikfirma poolt suur rõõm, seda nad kiidavad, sest et meie regioon Eesti, Läti, Leedu, Soome, kui juba roolisoojendust autos sees ei ole, siis inimesed hakkavad nurisema, Mazda pani ära ja Mazda 3-l, kui võtate selle hea tipparvustusega mudeli, kus on need head-up display'd ja kõik võimsad LED pool ja täistuled, siis Mazda on panustanud ka selle peale, et kui teie olete roolis natukene hajameelne või olete keskmisest halvem juht, ma loodan, et keegi ei ole, siis Mazda on muutnud kõiki neid juhiabisüsteeme niimoodi, et kui jalakäija teile ette jääb, siis ta suudab ikkagi päris suurel kiirusega hoo maha võtta, et kui vanasti siin umbes 30-40 kilomeetri tunni kiirusega ta suutis reageerida, siis nüüd on nii, et kuni 80 isegi hakkab auto juba ise pidurdama, kui ta ohtu näeb ja kõiksugused avariid näiteks Tallinnas Järvemana teel, mis on vast üks tavapäraseid õnnetusi, võivad vabalt olemata jääda. Ja tõepoolest, kui ma peaks midagi nurisema või üldse midagi ütlema, mis minule isiklikult ei istu, tavaliselt on nende uute autode roolid, kus on tohutult palju funktsioone, siin on neid nuppe rohkem kui 5, aga samas ütleme ausalt, et see on iga autoomaniku puhul harjumise asi, et lõpuks on niimoodi, et sa ei vaatagi rooli, sa teed püsikiirushoidjad ja kõike muud ja üldiselt on see, et kas teile meeldivad need labad siin rooli taga või mitte, kas saab manuaalselt käiku vahetada nii, et tõmbate labast või mitte, mõnele see meeldib, mõnele mitte. Üldiselt mina arvan, seda linnaliikluses väga palju vaja ei ole, aga jällegi see on selline visuaalne detail, kui see teile meeldib, siis on tore, kui ei meeldi, siis lõpuks harjute ära või saate võimaluse valida ka sellise masina, millel seda olemas ei ole. No kokkuvõtteks, meil on siin praegu bensumootor 88 kilovatti ja 2.0 mootor, täitsa tipp-topp ergas mootor, täpselt selle õige suurusega auto sellise kilovattide arvu jaoks. Kui teile bensiin ei meeldi, olete diisli usku, siis on 1.5 diisel, mis on natuke väiksem kui eelmine diisel sellel masinal, aga tänu sellele on ka läinud hind soodsamaks. Sellel on 77 kilovatti, samas vääne on natuke ägedam. Nii et ma arvan, et selle hinnaklassi juures alates 14 000 on siin autot rohkem küll.